Nii rahvas, oleme oma uude hotelli jõudnud. Juba kohe meeldib, sest kohe meie vastas on ka suur ostukeskus koos Starbucksi ja McDonald'siga. Ma usun, et need järgmised 3 päeva saavad olema väga head, lausa suurepärased. Aga lähme vaatame järele, milline meie siis hotell välja näeb. Nii jõudsime omadega hotelli, menüü näeb selline välja. Ja teate, ma näitan neile, mis on eriti lahe. Vaadake seda, sa saad tennist siit taga vaadata, see on ülilahe. Me sööme ära, siis me lähme emaga shoppama. Õhtupoole ma näitan teile oma tuba, siis ma näitan, see on ülilahe tuba, õhtul te näete. Aga praegu me sööme ära ja teiega kohtume juba ilmselt siis juba ostukeskuses, nii et näeme seal. Nii, oleme nüüd omadega siis poodi jõudnud. Praegu käib meil emaga shopping. Ema on praegu Calvin Kleini poest. Meil on siin praegu mõned asjad ostsin endale ka siit. Ma õhtul hotellis näitan teile. Praegu ma siin ootan ema, vaatame. Varsti ma peaks vaatama, võtsin kuskil elektroonikapoodi on, siis mul läks sealt ka paar asja vaja. Oodame, et leiame, aga praegu hoian teid toimuvaga kursis. Nii, nüüd me sattusime kogemata ühte jahinduspoodi ja vaadake lihtsalt seda. Seal on automaadid isegi. See on lihtsalt uskumatu ja nagu vaadake lihtsalt seda siin, vaadake lihtsalt niimoodi püstoleid, klokke müüakse niimoodi ja ta on nagu uskumatu lihtsalt, aga lähme vaatame, nüüd lähme poest välja. Hotelli jõudnud ja ma nagu lubasin, ma näitan teile oma tuba. Alustame vetsust. Vets näeb välja selline, mõnus duš, aga ma näitan nüüd asja, mida ma pole varem näinud. Mul on vetsus telekas. Mõelge kui lahe, kui ma kardan, ma jäängi siia poti peale. Mõtlis. Vaatame, mis kanaleid siin peal üldse on. Saab siit midagi üldse vaadata või? Okei, las ta olla. Lähme vaatame edasi. Nii, igastahes siia jõudes vaadake, milline tuba mul on. No see on lihtsalt imeline, 2 telekat ja suured laiad voodid. Võtsime emaga lisaks endale saapeid tee pealt. Lisaks on mul üks asi veel, mis tuleks ära teha. See on selline asi, mida tuleb laua ääres teha. Kes teab ja mind jälgib ka minu teisel kanalil, link on descriptionis, kui sa veel ei ole subscribe'i, siis ma mõned kuud tagasi ja peaaegu aasta tagasi, kus ma tegin 2 videot, kus ma siis proovisin maailma kuulsa ja eelmise aasta kõige edukama auhinnaga YouTuberi Mr. Beasti šokolaade. Ja täna, kui me tagasi tulime, siis ma leidsin väiksest sükesest kioskist. Tema kõige uuema šokolaadi. Ja ma olen proovinud neid teisi, aga see tal just tuli välja, see on see kõige uuem. Ja ma mõtlesin, et proovime seda ka. Vaatame, mis erinevus sellel nende teistega on. Feastable. Seekord on nagu siuke ruudulistena. Nii, tekstuur, selline. Jääd isu. Pole paha. Ta põhimõtteliselt sama asi. Nagu see esimene šokk, kõige tavalisem, originaalne see esimese osa šokolaad oli tähtsalt samasuguse tume maitsega. Tume šokolaad. Ja ta on tõesti sama, lihtsalt on nagu teistsugusesse vormi lisatud. Tavaline, aga maitseb ikka. Selles mõttes, et ta maitseb ikka hästi. Pole väga viga. Aga davai, ma nosin oma šokolaadi edasi siin. Hakkan aga oma võileiba nosima.
ja ma arvan, ma puhkan ka natuke, nii et näeme siis, kui ma olen juba puhanud. Hommik kogu Eestimaa rahvale. Meie oleme hetkel, meie Kanada seiklused jätkavad. Praegu oleme jõudnud nüüdseks Niagara jugadele. Ja kusjuures, teate, see asi pole mitte eriline veel Niagara lõas, vaid see seal teisel pool. See on see vana ja hea USA. Et neil on jah, siin on, näed, seal, kui te näete, seal on sild. Me peaaegu hakkasime sinna minema, aga kuna meil on pass, siis me ikkagi saime aru, seal oli nii pikk järjekord, siis me saime aru, et siin on ikka mingi riigipiir. Me küll ei tea, mis osariik see seal on. Eks hiljem saab välja uurida, siis ma võin teile öelda. Aga praegu lähme vaatame seda Niagara luga. Siin oli muidugi võimalus minna torni vaatama, aga see on ülipikk järjekord. Lisaks oli võimalus ka siin Niagara joal teha zipline'i, kus sa saad sõita. Aga noh, nagu mina, kes on laisk ja kärsitu, ei viitsinud sellest ülipikas järjekorras seitsta. Aga lähme vaatame, mis siit leida võib. Äkki saab kuskilt sööma minna ja see on puhas Kanada loodusimena. Nii, me oleme nüüd mõnda aega jalutanud ja lihtsalt ma tahtsin vaadata, me siin isaga arutasime. Isa mõtles, et me võiksime homme minna siia nagu laevatripile, et saab seal vees sõita. Aga nüüd ma pean parem ümber mõtlema, kuna vaadake, mis seal USA piiri taga toimub, kui te näete. Nagu lihtsalt vaadake seda rahvamassi. See algab sealt ja lõpeb siin all nagu. Kas sa viitsid seal nii pikalt seista nagu või? Ja siin Kanada, siin on see Kanada osa, millele me mõtlesime minna. Me nüüd see paneb nüüd kahtlema, kui homme on täpselt samasugune olukord, siis ei tea, kas nagu viitsib nagu terve päev seista, kui lõpuks peale saab. Ega seda vaatab seda asja, aga lihtsalt see on ikka, see on nii uskumatu järjekord lihtsalt. Aga iseenesest see Kosk on väga ilus ja väga uhke looduslik ime, nii et ma soovitan seda kindlasti vaatama tulla, ausalt. Nii rahvas, kuulge, me ei suudnud ikka otsustada, me ei jaksanud oodata homseni, me läksime täna ja kohe me lähmegi laeva peale. Vaadake, me toime endale uhked rõivad. Puhas punane kilemuu me olen. Aga kohe saame laeva peale, nii et näeme seal. Juurest ära, aga nüüd tuli meil meeldemaga, et mul oleks ikkagi vaja kaamerale kaarti ja tal oleks vaja apteegist paar asja. Me otsustasime, meil eestlastel on siuke poekett, kus saab kõik erinevaid asju, on Prisma, kus saab kodutarbeid, toite ja sellised sporditarbeid ja sellised asju. Siis ameeriklastel, kanadastel ja minu teada isegi inglastel on selline asi nagu Walmart. Et lähme vaatame oma silmaga üle, mis siin on. Nii, me oleme siin elektroonika osa juures ja vaadake seda, kui suur siin on. Vaata, siit saab isegi filme ja sarju endale osta. See on täiesti uskumatu ja siin on kõik täiesti eraldi pandud. Siin on Nintendo pool, siin on Xboxid asjad, siin on PlayStationi asjad. Siin on kõik olemas, nagu, mida sa veel elul tahad. Nagu. Tegelikult mul oleks vist uusi kõrvaklappe ka vaja, aga noh, praegu see ei ole see, mille jaoks me siia tulime. Vaatame, kas me leiame siit seda, mida me otsime. Vaatame natukene ringi. Palun lihtsalt vaadake seda asja. Nagu vaadake, need on nätsud. Nende nätsupakid on mingi 4 korda suurem kui meil Eestis. Nüüd mul tuli idee, et mul oleks tegelikult vaja vöökotti, kuna mul on selline asi, et mul on kogu aeg, mul peavad kõik asjad nagu kättesaadavad olema. Mul on nii palju asju, kuna mul on vaja kaamerat endal taskutes mahutada, mul on vaja telefonit, mul on ka seda mikrofoni, mul on must miljon asja, mul oleks vaja lihtsalt mingit vöökotti. Oota. Kuulge, vaadake. No nii, palun väga. Siin on üks minu vana sõber. Jah, küsimärkides öeldud vana sõber.
lähme otsime selle vöökoti ülesse. Nii, Walmartis sai käidud, oleme nüüd tagasi hotelli jõudnud ja minu hinnang Walmartile või noh, minu emotsioonid Walmartist olid super. Ja siia võib öelda ka ühe vanasõna, kes otsib, see ka leiab. Me leidsime kõik, mis mul vaja oli. Ma leidsin endale mälu rohkem juurde, ma sain endale pluss, ma sain endale statiivi, pluss leidsin ka endale vöökoti, kõik, mis vaja leidis. Lisaks tuleb mul meelde, et kui me täna Niagara jõgadelt tulime, siis ma sain ühe laheda särgiga sealt endale. Nii et, vaat nii, riides ilusasti. Hommikust kogu rahvale täna on 28. juuli aasta 2024 ja meie seiklused Kanadas jätkuvad ja meie seiklused Niagara jõgadel hakkavad lõppema. Et täna alustame, mis ma seiklusi poest. Kui te küsite, mis pood siis on, siis minu arvates, kui sa külastad kuskil mingit Põhja-Ameerika riiki, USA-d või Kanadat, siis sa ei tohi siit ennem lahkuda, kui sa ei ole ära käinud $1 poes. Just nimelt, siin poes maksavad kõik asjad, kõik asjad on $1. Nii, kodutarbed, köögitarbed, $1. Kommid, toidud, $1. Pesuvahendid, riided, kõik selline, kõik pesuvahendid, klaasid, tassid, kõik on ainult $1. Aga lähme vaatame, mis $1 poest siis saab. Nii, kõik suured joogid, isegi need kõik joogid, kõik on $1. Kõik hiiglaslikud krõpsupakendid, $1. Kõik kommid, mis siin on, alustades sealt, lõpetades siit, on kõik $1. Kõik aiatarbed on ainult $1. Nii, kallis rahvas, nüüd on kätte jõudnud keskpäev ja me oleme perega tulnud siis niisugusesse lõbustusparki, kus on erinevad näitused. Me oleme praegu näitusel Believe or Not ja siin on erinevad kujud ja näiteks vaadake, seal on maailma pikim mees. Et põhjus, miks me siia tulime, oli see, et tema luges kuskilt, et siin väidetavalt peaks kuskil olema džinn, mis täidab su 3 soovi. Nii et tema on see, kelle pärast me siia tulime. Aga lähme vaatame edasi. Nii, nüüd tulime siis järgmisesse näitusele. See on siis niisugune fotokoht, kus sa saad selfiesid asju teha. Et ma teen siin paar niimoodi selfit ja asju, nii et vaatame, kuidas see kõik välja tuleb. Nii, nüüd oleme filmimaailma ja niisuguste kuulsuste ja filmimaailma jõudnud, kus siis on erinevad vahtkujud, no umbes nagu Prantsusmaal oli ja mõned niisugused muud atraktsioonid, nii et vaatame, mis me siin leida võime. Nii, me otsustasime siin nüüd, et enne kui Zipline'iga sööma lähme, tulime me siia barbecue restorani, tellisin endale uhke steigi, nii et head isu! Igastast, kuulge, nüüd ikkagi otsustasime, et me ikkagi ei lähe Zipline'ile, kuna esiteks selle ooteaeg, seal on nii palju rahvast, ooteaeg on peaaegu 2 tundi, pluss see ühe inimese pilet on $300. Nagu selline asi ei tasu ennast ära, see on peaaegu tonn. Me ei hakka mingit tonn asja neile maksma. Seega me otsustasime, lähme tagasi sinna lõbustusparki, lähme käime Frankensteini majas ja loodetavasti saame Frankensteini Ameerika mägedele, nii et näeme seal. Let's go!
sellele teisele ringile ka veel või? Põnevaks. Vaadake rahvas, milline ilus vaade. Ja see vaade läheb veel ilusamaks. Miks sul peab nii paks muidu ees olema? Ai jumal! Ma lendan ära siin! Appi! Ära tegime. Nii, nüüd jõudsime siis siia. Nüüd tulime Frankensteini pealt maha ja ennem kui me veel lähme, üks koht on veel vaadata, veel üks kuulsuste koht. Ja siin on minu lemmiknäitleja Brad Pitt. Pärast see siin karjub siin hästi kõvasti. Siin on kõik Oscari näitlejad, siin on Marveli tegelased, no näed, Robert Downey Jr. Siis on veel siin veel kõik on. Ja siis on mingisugused kuulsused. Siis on siis see show, see on see New Yorgis see. Mis asi see on? Igatahes see on see New Yorgis kuulus saade, kus need celebritid käivad. Siis on siin ninja kilpkonnad. Siis on Barbie asjad. Siin on veel Barbie asju. Siis siin on siin on Matrix. Minu kodukoht, noh. Siis siin on Terminaator asjad, siis siin on veel palju muid asju. Ja üks kõigi aegade parimaid filme muidugi, The Forest Gump. Jah, see oli ikka Tom Hanks on ikka legendaarne vana. Nii, nüüd jõudsime mingisugust sõda käib, sõda. King Kong on siin. Siin veel, kes siin veel on? Dwayne Johnson on siin. Jack Black, see on nagu Jumanji teemaline koht siin. Vaatame, lähme edasi. No nii, siin on Lord of the Rings teemaline koht. Siin on Harry Potteri. Mis siinpool on? Siis on siin Dr. Dolittle. Siis on E.T. Ja siis on veel Hunger Gamesi vist. Hunger Gamesist need peategelased. Ja siis on siin mingi Disney asjad, Disney kohad. Siis on siin veel Võlur Oos. Aga see Doroti näeb küll välja nagu mingi mees. Muidugi. No muidugi. Kuidas muidu? Anna käppa. Jõu, Homer Simpson. Nii, nüüd me jõudsime minu lemmiku filmisaaga Star Warsi teemalisse kohta. Darth Vader. Assar raive. Nii, siin on muusikalised legendid. Justin Bieber. Elvis Presley. Veel siin on paljusid. Siis mul pole aimugi, kes see vend on. Aga seda venda siin juba tunneb igaüks. Michael Jackson. Dracula on siin. Ja mingi hull professor. Mul pole aimugi. Ja siin on meil Dr. Frankenstein. Nii. Vaatame, mis siin veel on. Assar raive. Õudusunenägude kuningas Freddy Krueger. Oli või? Kuidas seda vaheldab? Siin on mingi õudukate osa. Okei, siin on mingi õudukate tunnel. Sama muidugi, mis mulle väga ei istu. Ma ei tea, kas te näete mind siin. See on Alien nagu. Assarrait. Muide, kusjuures ma kuulsin, et Alienil pidi uus film varsti kinodesse tulema. Ai jumal. Appi.
see ei ole just kõige meeldivam, kui sulle mingi elukas niimoodi kõrva otsa niimoodi karjub. Aga me vist jõudsime siit Ossa Raive. Siin on teil on toidu maha unustanud. Siin on elektritulol. From the office of the governor, all pleas for clemency are hereby denied. See on nagu Cheeks, see on nagu slaav. Mõtle, appi, ma olen lukus. Oi appi, ma pean midama. Nii, nüüd jõudsime siis lõpu juurde. Siin on Johnny Depp, Captain Jack Sparrow, Kariibi mere piraadid. Siin on DC tegelased, siin on Marveli tegelased, siin on... Oot, on siin sealt see Suiidi salgas, ma mäletan, ma käisin sõpradega koos vaatamas, et see oli ülipull oli. Ja seal on Thanos. Siin on Black Adam, siin on Captain Marvel, Galaxy of Guardians. Ei, vaat see oli küll päris lahe. See maja oli parem kui see eelmine. Aga nüüd on meie selle lõpuspargi seiklused nüüd läbi saanud ja nüüd me lähme botaanikaaeda. Hommikust kogu rahvale, täna on 29. juuli aasta 2024 ja ennem kui me lahkume Niagara jõgadelt ja võtame uue sihtkoha, tulime vaatama koos sihukest liblikate farmi või sihukest kohta, kus on erinevaid liiki liblikaid. Ja siis lisaks selle liblikatele on siin kohe kõrval ka botaanikaaed. Me mõtlesime, et ennem sellest räägiti päris palju head ja mõtlesime, et ennem kui me lähme, võtame suuna uude sihtkohta ja vaatame selle koha siin üle. Nii, nüüd tulime liblikamajast ära ja nüüd tulime siis rooside aeda. Aga Anne vetki roodi käies ring. Igastahes vaatame, mis kõik ilusaid roose siit leida võib siis. Ja kui ma usun, et kui roosid on vaadatud, siis me võtame endale, siis lähme tagasi auto juurde ja meie järgmine sihtkoht on Sandpell. Nii kallis rahvas, nüüd siis tulime botaanikast ära ja nüüd on meil järgmine nüüd pea 6 tundi sõitu, kuni me jõuame Sandbanksi. Aga siit jõuab ka selle osaga lõpule, et nägite ära Niagara jõad, nägime kõik seal tegevused ära. Järgmisena ootab meid siis Sandbanks ja loodetavasti seal saab korralikumalt ujuma ka minna. Aga kui teile see osa meeldis, siis nagu ikka viska saab like ning näeme juba Sandbanksil. Tšau!